Amen. Aga me siin ülistuses olime ja laulsime lõpus, siis kerkis mul üles, kui Paulus ütleb Timoteosele 1:6, ta ütleb, sellest asjast ma tuletan sinule meele, et sa õhutaksid lõkkele Jumala armuande. Amen. Paulus ütleb Timoteosele, mida? Ta ei ütle, et püha vaim õhutaks lõkkele. Ta ei ütle, et su naaber või keegi pastor, vaid ütleb, et kes sina õhuta lõkkele see armuand, mis sulle on antud. Meil on kohustus teha midagi. See kerkis mul üles väga tugevalt. Sul ka? Väga hea. Jumala vaim töötab võimsalt. Ja see kerkis nii tugevalt. Õhuta lõkkele. Amen. Ja ütleb, et selle asjast ma tuletan sinule meelde, et sa õhutaksid lõkkele Jumala armuande. Amen. See tuleb lõkkele õhutada. Meil kõigil on and. Jumal on andnud meile. Kui muud ei ole, on evangeeliumi kuulutamine. See on kuni Jeesus tuleb, kuni meile kõigile kohustatud. On see palvetamine, on see ükskõik mis, mingi and, on see juhatus, on see ükskõik mis töö. Meil kõigil on mingi töö ja mingi and Jumalalt antud. See tuleb lõkkele õhutada. See ei saa olla niimoodi, et ma teen siis, kui mul on aeg ja siis ei. See peaks olema esikohal. Amen. Ja meil tuleb see lõkkele. Mis on lõkkele õhutamine? See on see, et ma olen jälle põnev, et ma olen jälle Jumal sinu jaoks. Mida iganes. Ma tahan, Jumal. Sul on midagi. Kasuta mind, Jumal, et ma saaksin teha sinu riigi tööd. See kõrkis väga tugevalt esile. Sest tegelikult me anname vastust Jumalale ühel päeval. Selle kõikide asjade eest, need annid, mis ta on andnud. Ja Jumal ütleb, et ta küsib, et mis sa tegid sellega, mis ma sulle andsin. Vaata, kui Jeesus räägib ka neid tähendusena. Kuidas ta ütleb, see on taevariik on nägu. Olles kuulnud, ta ütleb, et taevariik on nägu. Ta on nägu selline, ta on nägu selline, ta on nägu selline. See on nagu, ta ütleb, et taevariik on nagu selline, et kojaisand läks ära ja andis ühele 5, ühele 2, ühe talendi. Ta andis ande. 5 talenti, 2 talenti, nad tegid selle andega midagi. Nad olid põnevil, isand andis veel midagi, nad läksid, kauplesid, tegid ja nad saavutasid. Nad paljundasid seda, mis isand oli neile andnud. Ja see, kes oli saanud selle ühe, asi ei ole, mõni mõtleb, et 1, 3, 2, asi ei ole numbris. Asi ei ole selles, ütleme, ta võiks öelda, ta andis kõigil ühe talendi. Ta andis kõigil ühe talendi, ta andis kõigil ühe ande. Küsimus on, mida me teeme, kas me õhutame lõkkele, kas see kerkis nii tugevalt, mul täna minu seest üles ei õhuta lõkkele see armuand, mis sulle on antud. Aga vaata, see ongi see, et me tihtipeale ootame, et Jumal tuleks teeks, püha vaim tuleks teeb. Siin ta ütleb Timoteosele, et sina õhuta lõkkele. Amen. Ja täpselt samamoodi on see, näiteks vaata, kui sa lähed sinna ilmutuste raamatutesse, Jeesus ütleb, mul on su vastu see tegu, see tegu, see tegu. Efesos ütleb, mul on su vastu, et sa oled unustanud mille? Esimese armastuse. Ta nüüd ütleb, vaata, ta ütleb, nüüd mõtle, kus sa oled langenud ja tee, mida esimesi tegusi, õhuta see jälle lõkkele, õhuta see lõkkele, see esimene armastus, see põnevus Jumala asjade järele, Jumala sõna järele. Amen. Ja see on nii hämmastav, tegelikult isegi Pauluse puhul, mis ma enne jagasin natukene, oli see, et kus ta ütles, et 10 aastat enne lõppu ta kirja kirjutas. Kelle ta kirjutas selle kirja? Efesose kogudusele kirjutas selle ütleb ta, et ma olen kõige väiksem kõigist apostlist. Ma isegi ei ole väärt, et mind apostliks õigatakse. Kui teate, ta oli Jumalal nii lähedal, ta käinud Jumalaga teadis ja lihtsalt see, mida rohkem Jumala käis, see näitab tegelikult, kui alandlikuks ta muutus. Ja siis ta lõpuks vist Timoteosele ütleb, kui ta saadab 4 aastat enne oma lõppu, kui ta oli veel käinud 6 aastat koos Jumalaga juurde, ütles, et Timoteos, ma olen tegelikult kõige patusem inimene tegelikult. Mitte sellepärast, et ta oli paturne, sellepärast ta sai aru, kui võimas ja püha on Jumal. Ja see ongi see, tihtipeale ongi see, et Paulus ütleb, kunagi ma olen juba seda kuulnud. Ta ütleb ühte sama kirjutades, see ei tööta mind, vaid see teeb mida? See kinnitab teid. Amen.
Ja sellepärast ongi Jumala sõna, see, siin ütleb ka Timoteusele, õhuta lõkkele, hoiab põnevil, hoiab süda põnevil Jumala asjades. Sest see ühiskond, kus me elame, see paraku tahab tulla, teha meile mugavaks, tuua meid välja sellest kõigest, aga Jumal ütleb, ära lase, ära muutu mugavaks, vaid haara kinni, amen. See on nii vajalik, see on nii tähtis. Ja kui Jumal selle praegu üles tõstis, siis me peame seda võtma tõsiselt. Jumal on meid austanud millegiga. Amen. Halleluuja, kiitus Jumala. Aga ma tahaks vaadata, mul on see pealkiri on pandud Jumala armastus meie vastu, aga see on lihtsalt üks väike, ma tahan minna läbi armastusest rääkida, sest armastus on üks tähtsamaid kristliku maailma osasid. Tegelikult ja Jumal näitas oma armastust meile millega? Andis oma poja. Aga armastuse puhul on ka see, et see on üks põhjus tegelikult, miks paljud kristlased kannatavad. Nad kannatavad haiguste all, puuduse all, depressioonide all, nad kannatavad, sest nad istuvad maha ja mõtlevad, mida keegi kuskil tegi. Või selle asemel, et Jumal, mida mina saan teha, kuidas ma saan parem olla. Sest armastus on alati tegelikult välja ulatuv pool. Sest armastus on mis? Pikaameelne, kannatlik ja lahke. Jumal on milline? Ta kirjeldab, et mul on usk, mul on see, aga ma olen armastus. Ja me teame, et Galaatia 5.6 ütleb, sest Kristuses Jeesuse kehti ümberlõikamata vaid usk, mis on tegev, mille kaudu? Armastuse kaudu. Amen. Et see ongi see üks põhjus, miks see ei tööta, või kui me räägime Mattuse 11, 22, 23, ütleb seal, et kui sa ütled sellele mäele, tõuse paigast, lange merre, ei mõtle kaksid oma südames, vaid usud, et see, mis sa ütled, sünnib, siis see saab sulle. Aga ta ütleb, kui te seisate ja palvetate. Mis ta ütleb? Kui te seisate ja palvetate, andke andeks, kui teil midagi on kellegi vastu. See on armastus. Isegi kui teete, Jumal saatis Jeesuse meile. Kuna? Mitte siis, kui me olime toredad, kenad, armastavad, vaid ta saatis Jeesuse meile alles siis, kui me olime millised? Patused ja ta ütleb, isegi me vihkasime Jumalat. Ja tegi otsuse, ma teen selle teo. Ja kui ütlete, isegi kui sa ütled, hästi huvitav on see Rooma kirjas, esimest pealt ütleb, kas sa siis ei tea, et Jumala headus on see, mis paneb meelt parandama. Amen. See on nii tähtis. Jumala armastus, see tegu, mida Jumal tegi läbi Jeesuse Kristuse, on see, mis paneb meid püüdma Jumala poole. Ja Jumal ütles meile Johannese 13, ärme läheme sinna praegu, sinna läheme pärast poole. Näiteks Jeremia 31.3 ütleb niimoodi. Huvitav on selle juures on see, Jeremia 31.3. Jehova ilmutas ennast temale kaugelt. Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga. Jumal on teinud kõik, Jumal on teinud otsuse, ma hoolin ja armastan sind. Millise armastusega? Kui pika armastusega? Igavesega. Jumal armastab meid alati. Ja tihtipeale muidugi me ajame tihtipeale sassi selle, üks asi on armastus ja teine asi on see, kas talle meeldib kõik, mis me teeme. See on kaks eri asja natukene. Aga Jumala armastus ei muutu. Selle koha pealt, et ta on sinuga alati pikaameelne, ta on sinuga alati kannatlik, ta on sinuga alati lahke. Sa oled alati tere tulnud tema osadusse. Vaata, isegi Uues Testamendist ta ütleb meile, tulge Jumala ligi, siis tema tuleb sinu ligi. Mõni mõtleb, et mul on küsida, miks ta niimoodi ütleb, kas ta siis ei olegi mu ligi? Ei, Jumal on teinud kõik. Ta andis oma poja Jeesuse. Ta andis meile kõik need võimalused, näitas, ma tahan, et sa tuleksid minu ligidale. Ma tahan, et sa oleksid koos minuga. Ja nüüd meie näitame sellega, et me oleme vastu võtnud selle, mis tal meile on. Astu sammu, Jumal, ma tahan olla sinuga. Ja see on see moment, kus Jumal, nüüd ole mina
sinuga. See on see osaduse koht, kus me oleme vastu võtnud selle armastuse, kus me oleme vastu võtnud Jumala ligiolu, läheduse, Jumala armastuse. Amen. Aga Jumal ütleb ka meile, et me peaksime armastama oma õdesid vendi selle sama armastusega, millega ta meil on armastanud. Kas ta mitte ei ütlenud meile, et armsad lapsed, võtke Jumal enestele eeskujuks. Meil peab olema elus üks eeskuju. Meil peab olema eeskuju. Ja see eeskuju peab olema, kes meil kui Jumala lastel, eeskuju peaks olema Jumal. Mis on eeskuju? Me teeme tema järgi midagi. On ju nii? Me teame, maailmas on spordimaailmas eriti palju, mul on see eeskujuks, mul on see eeskujuks, mul on see eeskujuks. Või lähme ükskõik kuhugi, see doktor, või keegi järgib kuskil, isegi meil on fännklubid, aga need on inimeste järgi olevad fännklubid. Miks? Ja nad tahavad olla tema moodi, nad kannavad, mõned on jalgpallifännid. Mis nad teevad? Neil on nende plakatid seinte peal, neil on särgid seljas, nimega särgid seljas, neil on numbrid kannavad. Mida nad teevad? Me oleme tema fännid, meile meeldib ta, nad näitavad kõigile, kelline või milline ma tahan olla või mismoodi ma tahan olla. Samamoodi meil kui Jumala rahval peaks olema kas siis särgid, Jeesus on isand, Jumal on hea, Jumal on armastus, Jesus the healer. Ükskõik mis, Jeesus on tervendaja. Miks? Sest me jäljendame oma Jumalat, ta on meie eeskuju. Amen. Ja üks huvitav asi on selle juures on see, mis ma olen tähele pannud, kui sa lähed selle fänniga rääkima ja sa üritad sellest inimesest midagi halba öelda, nad ei taha kuulda. Isegi võib tõde olla, aga nad ei taha kuulda, sest ta on pannud otsuse, ma panen kogu tähelepanu sellele heale, mis ta on teinud. Me teame, et Jumalas pole halba, inimesed räägivad tast halba. Me peaksime seisma, et sa võid rääkida minust halba, sa võid temast halba rääkida, aga minu Jumalast sa halba ei räägi. See tegelikult näitab armastust Jumala vastu. Ja see näitab ka seda, et ma olen võtnud Jumala armastuse vastu endale. Aga mõni mõtleb, kuidas me suudame, mismoodi me suudame seda teha, on see, et kus ma selle armastuse saan? Meil ei ole kuskilt seda saada. Meil on see juba olemas. Sel momendil, kui me saime uuesti sündinud, Jumala armastus valati meie südametesse välja. Kuidas? Püha vaimu läbi. Meil kõigil on see olemas. Mitte kellegil ei ole meil vaband. Ja Piibel ütleb ka Galaatiakirjas, armastus on üks vaimu viljadest. Eeldab seda, see kasvab. Kui me ei ole arenenud armastuses, ja mina mõtlen, et selle 30-40 aasta jooksul, 40 aastat ei ole keegi Kristusel olnud, 30 aasta jooksul midagi peaks olla, isegi 5 aasta jooksul inimesed arenevad. Kui lapsed käivad koolis, nad ju arenevad tarkuses, teadmises. Kui käivad muusikakoolis, nad harjutavad pille, nad saavad paremaks, sport, kõik on siis, midagi on me kõik siin teinud. Oled sa kudunud? Mäletad, kui sa hakkasid kuduma? Mäletad, kui oma esimese sokikanna kudusid? Ei tulnud välja ja siis arutasid 10 korda üles ja sa huurisid ja õppisid ja sa pidid kuskilt lugema ja see võttis aega natukene rohkem. Kui oli juba 10. kand, ja kuidas läheb? Hästi läheb, jah, väga hästi. Näed tuligi välja. Või sa tegid sõrmele pöidlaid, nendele labakutele pöidla. Seal oli alati üks koht, õige koht, kus sa pidid pärast arutasid lahti, panid, tegid selle pöidla. Mina ei oska neid asju enam. Ma kunagi oskasin, miks ma ei oska enam? Ma ei ole harjutanud. Ma olen võib-olla ühe korra elus ühe sokikanna valmis saanud, see oli suure hädaga, ma ei mäleta, kas mul ema või vanaema õpetas mind, oli suure hädaga, siis mind huvitas lapsena kudumine mingil määral. Salli ma kudusin natukene ja need olid ka sinkavonkad ja mis iganes on. Ja meil oli kudumismasin, oli, ma mäletan, mul tollega meeldis mängida, oli põnev masin. Aga samamoodi on Jumala armastusega. See on see treening, see on see harjutamine selles. Ja üks asi, see peaks olema, see eesmärk peaks olema see, esiteks, kuidas me harjutame armastust, me teeme seda, mida Jumal on meile öelnud. Amen. See on üks viis, kuidas me, ja sellega me ka näitame, mida, et mulle läheb korda seda, mis sa Jumal oled mulle öelnud. Ma võtan vastu Jumala armastust sellega, aga sellega ma näitan ka, mida ma armastan Jumalat.
Amen. Mitte sõnadega, vaid seal on teatud teod, mis peavad alati olema. Sõnad, õiged sõnad meie suus. Teod. Ja nüüd huvitavad, Johannese 17:20 ütleb Jeesus väga huvitavalt, aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse. Et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, isa, minus ja mina sinus. Et nemadki ja meie oleksime ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Selle au, mille sa andsid mulle, olen mina andnud neile, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks. Mina nendes ja sina minus, et nad täielikult saaksid üheks ja maailm tunneks, et sina oled mind läkitanud ja oled armastanud. Keda? Neid. Nõnda nagu sa mind oled armastanud. Jumal jälle ta ütleb, et see näitab see tegu, mida Jumal tegi. See näitas seda, et ta armastas meid. Ja samas ja armastas ka Jeesust. Jumala teod, mis ta kõik teeb, on lähtuvad armast. Isegi käsud, mis ta saatis välja. Mis oli käsu eesmärk? Et ta saaks olla osaduses oma rahvaga. Me tihtipeale mõtleme, käsk ära tee seda, ära tee toda, ära tee kolmandat. Tegelikult käsk oli hea. Käsk oli väga hea. Algne käsk, 10 käsk on ideaalsed tegelikult ju. Tihtipeale me mõtleme, inimesed on mõelnud, et ma pean seda pidama, aga vaata, see on see, et piibel ütleb ära varasta. Mõni mõtleb, et ma ei tea, ma loodan, et siin keegi ei johka. Ma ei võigi varastada. Me võtame seda isiklikult, aga tegelikult käsk kaitseb ka sind ja mind. Sest ütleb, seesama käsk ütleb mulle, et ära varasta, järelikult ma ei varasta sinult, aga seesama käsk ütleb sulle, ära varasta minult. Nüüd ma olen kaitstud selle käsu kaudu, sul ei ole õigus minult varastada. Saad aru, mida ma mõtlen? Jumal, see käsk oli kaitse. See küll oli käsk, oli ka tegu mulle, aga see oli ka kaitse. See oli käsk mult, ütleme Iisrael, kui me räägime, et neil 2 miljonit, ütles, et ära varasta kellegi 2 miljonit. Aga seesama käsk ütles 2 miljonile, et ära varasta minult. See näitab seda, et Jumal armastas, ta hoolis ja me pidasime käske, seal muidugi, me teame ohvri asjad, aga eesmärk oli see, et Jumal aus ei olla, Jumal sai olla osaduses oma rahvaga. See oli käsu eesmärk. Me võiksime olla seista Jumala ees, sest ta on püha Jumal. Tänapäeval on Jeesus ohver toodud ja läbi selle me saame minna. Aga see näitab ka seda, et teatud viisil me peame hoidma oma südamed pühad ja puhtad Jumala ees. Amen. Ja see ongi see, kui me teame, et midagi on vale, me ei tohi seda teha. Ja üks asi, et Jumal ütleb, et käi armastuses. Halleluuja. Vaata, kui huvitav, loeme, siin mul on päris mitu kirja kohta, ma pikalt ei võta, aga siis täna on veel isadepäev, meil on kooki seal natukene ja meil on veel sünnipäeva veel jätku siin ja aga halleluuja. Aga võtame selle Jumala sõnast, näiteks 1. Johannese 4:7. Siin ta ütleb väga huvitavalt, armsad, armastage keda? 11. Sest armastus on kust on armastus pärit? Jumalast. Järelikult, kui me armastame 11, me teeme kelle tegusid? Jumala tegusid. Ja armastus, mul ei ole jälle seda, ma oleks pidanud võtma Amplified Piibli selle armastuse. Ma leian kindlasti kiiresti üles, mul on ta olemas. Selle loeme lõpus, mis on tõeline armastus. Aga siin ta ütleb, armsad, armastus on Jumalast. Igaüks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Järelikult, kui me ütleme, et me ei suuda armastada, et meil ei ole armast, me ei võida, siis järelikult me ei ole veel sündinud Jumalast. Me peame sündima Jumalast, me uuesti sündime. Amen. Sest läbi uue sünni tuleb armastus meie sisse. Armastus on absoluutne otsus.
Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud poja on läinud maailma, et me tema läbi elaksime. Kuidas Jumala armastus ilmsiks tuli? Andis oma poja. Üks asi on see, me ütleme, poja, aga kui me anname aru sellest teost, mis ta tegi, ta andis midagi, mis oli kõige kallim tema jaoks. Jumal ise tuli taevast alla. Kõndis siin maa peal. See oli tema elu, oli 33 aastat siin ja ta oli meile eeskujuks. Amen. Ja selle teoga, et ta läks risti peale, me teame ainult seda välist külge. Ja me teame, et ta peksti, oli see haavad, me teame risti, me teame haavade läbi, oleme terveks saanud. Aga kui me ühel päeval õpime ka tundma, nägema seda vaimselt poolt, mis toimus. See, mis põrgus toimus. See, kuidas need kõik patud tema peale pandi. See, kuidas Jumal oma pilgu pidi ära pöörama tema peal. See arusaamine, kui Jeesus hõikas ristil, isa, miks sa oled mind maa jätnud? Mitte selle lihase pool, aga selle vaimne pool. Ja see kõik näitab ainult ühte meile, kui väga Jumal armastas meid. Me oleme talle meeletult kallihinnalised. Ja nüüd ta tegelikult ootab meilt seda sama armastust. Aga ta ütles, et ma teen teie elu palju kergemaks. Ma annan selle teile, ma annan oma armastuse teile. Ja see ongi see, nagu Eda üks päev siin mainis ühel koosolekul, et me ei pea seda omast jõust tegema. Me võtame, kus sa ütlesid, Jumala reservist, me võtame Jumala reservist, me võtame selle Jumala armastuse ja armastame sellega. See, mis meie sees on, nagu Kenneth Hagin ütles väga hästi tihtipeale, inimesed ütlevad, aga mul pole seda armastust ja ma ei suuda. Ja Kenneth Hagin räägis, ükskord oli juhtide koosolekul ja meil on vaja usu ärkamist ja meil on vaja seda ärkamist ja seda konverentsi. Ja siis ühel momendil, et meil on vaja armastuse ärkamist ja armastuse konverentsi ja meil on armastuse väljavalamist vaja. Ja siis nad vaatasid Kenneth Hagini poole ja ütlesid, mis sa arvad? Kenneth Hagin ütles neile, ma arvan, et te peate kõik uuesti sündima. Ma arvan, te ei ole päästetud. Meil ei ole vaja armastuse ärkamist, meil on vaja lihtsalt käituda selle peal, mis meil on antud. Meil on vaja kasvata seda. Amen. Sest see armastus on meil kõigil olemas. Selles on armastus, ei mitte selles, et me oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkkinud oma poja lepitakse meie pattude eest. Armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud. Kujutate armsad, kui Jumal meid on kuidas armastanud? Nõnda armastanud, ta läks oma poja meie pattude eest. Siis, kui te soovite, võite ka üksteist armastada, kui teil mahti on. Me kõik tahaksime, et ta ütleks niimoodi. Võib-olla. Ma ei oska öelda, me ei peaks tahtma. Vaid ta ütleb, siis te peate. See on juba natukene käsu moodi, on ju nii. Ta ütleb, siis me peame ka meie üksteist armastama. Me peame, see on käsu moodi, peame. Jumalat ei ole iialgi ükski näinud, kui me üksteist armastame, siis. Miks kristlased tihtipeale ei käi võidmised? Miks ei ole vaimu andi näha? Miks? Täpselt sama kirja pool. Ei ole armastust. Sest kui me, vaata kus ta ütleb siin, Jumalat ei ole iialgi ükski näinud, kui me üksteist armastame, siis jääb Jumal meisse. Kui ta ette ütleb, et me ei ole Jumalat kunagi näinud, me peame üksteist arvestama, siis jääb Jumal meisse ja tema armastus on saanud täielikuks meie sees. Ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust. Kui ta ütleb, me oleme tundma õppinud ja uskunud keda? Jumalat, aga siit tuleb, me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust.
mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus. Jumal on armastus. Ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse. Mitte see, kes jääb Jumalasse, see jääb armastusse. Vaata, kui huvitav ta ütleb. Kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse. Ning Jumal jääb temasse. Vaata, kui huvitav ta ütleb, et me peame jääma armastusse, selle läbi me jääme Jumalasse ja Jumal jääb meisse. Selles on armastus saanud täielikuks meie sees, et meil oleks julgus kohtupäeval. Meil on vaja seda armastust ja käia armastust. Miks? Et meil oleks mis asi? Julgus kohtupäeval. Sest otse kui tema on, nõnda oleme ka meie selles maailmas. Kartust ei ole armastus, vaid täielik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on nuhtlust, aga kes kardab, ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Me armastame, sest tema on meid enne armastanud. Kui keegi jääb minu armastusse, kui keegi ei oota, vabandust, ma kaotasin ära nüüd. 20 jäime, 19, 20. 19, me armastame, sest tema meid enne armastanud. 20, kui keegi ütleb, mina armastan keda? Jumalat. On siin keegi, kes armastab Jumalat? Ikka. Ja vihkab oma venda, kui me nüüd edasi loeme. Siis ta on milline? Milline? Valelik. Kui sina ütled, ma armastan Jumalat ja vihkad oma õde või venda, siis Piibel kutsub meid millisteks? Valetajateks. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja meil on temalt, kuula nüüd, meil on temalt see käsk, kes armastab Jumalat, see armastab ka oma venda. Amen. See on nüüd, mida Johannes püha vaimu läbi meile rääkis. Lähme vaatame, mida Jeesus ütles meile Johannes evangeeliumis. Johannese 13 peatükk. Loeme 31 salmist. Kui ta nüüd oli väljunud, ütles Jeesus, nüüd on inimese poeg austatud ja Jumal on austatud temas. On Jumal temas austatud, siis austab teda ka Jumal eneses ja austab teda varsti. Lapsukesed. Ma olen veel üürika aja teie juures ja hakkate mind otsima. Ja nagu ma juutidele ütlesin, kuhu mina lähen, sinna te ei või tulla, nõnda ma ütlen teile, nüüd ka teile. Kuule, uue käsusõna ma annan teile. Johannes ütles, meil on temalt see käsk. Kus see käsk tuli? Siit samast see käsk tuli. Mis uus käsusõna oli? Et te 11 peate keda? Armastama, aga keda me peame armastama? 11 või 12 või 10. Okei. 11 peame armastama, naljakas sõna. Peame 11 armastama. Nõnda nagu mina teid olen armastanud. Nii et teiegi 11 armastama. Kuidas me peame 11 armastama? Kuidas ta ütleb? Nii nagu me tunneme, nii nagu me valime, nii nagu me tahame. Ei ütle, nõnda nagu mina olen teid armastanud. Kuidas Jeesus armastas meid? Ta jättis oma elu, ta andis oma elu meie eest.
Ja vaata, mis ta edasi ütleb. Sellest. Millest? Sellest tunnevad kõik. Kui paljud tunnevad? Et teie olete minu jüngrid. Kui teil on, kus kohas? Kui me hoolime üksteisest. See on käsusõna antud meile. Aga vaata, mis ta edasi ütleb. Teie süda ärgu ehmugu. Ta ütleb edasi. Kui te selles olukorras oli täpselt see sama, kui me oleme Mattiuse evangeeliumis, kui ta räägib, te peate andestama üksteisele. See näitab ka seda armastuses käimist. Mitu korda? 300 korda, 400 korda, vahet ei ole. Palju see teeb? 7 korda 70, 400 midagi korda päevas. Ja Jeesus kasvatame usku. Nüüd me Uues Testamendis me teame, et see armastus on meisse antud, see kõik on meile antud, meil ei ole midagi. Ja siin ta ütleb, Jeesus ütleb, ma lähen ära, aga ärge ehmuge. Ärge ehmuge. Uskuge Jumalasse, uskuge kellesse? Minusse. Hirm kaob meil ära, kui me tõesti usume Jeesusesse ja usume Jumalasse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleks teile öelnud, ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teil aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teie enese juurde, et teiega oleksite, kus mina olen. Jeesus ütleb, ma lähen ära, teie jääte siia maa peale, üksteist armastama, olema tegema tööd, mis ma olen teile andnud. Nõnda nagu mina teid tegin. Ma käin ära, ma ei tea, kelle majaga ta nii kaua aeva näeb. Kellel on suur mansion, tegelikult kui sa vaatad kreekalt on mansion, nagu, et ma ei tea, millist keegi tahab, kellel on vist väga suur mingi hüke, et Jeesus, kus ta nii kaua on, et Jeesus muudkui ehitab. Kiitus Jumalale, need saavad head kohad olema. Ja kuhu mina lähen, seda teed te teate. Toomas ütles temale, issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas võime teada teed? Jeesus ütles temale, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Väga lihtne. Me ei saa Jumala juurde muidu kui Jeesuse kaudu. Kui te mind oleksite ära tundnud, siis te tunneksite ka minu isa. Ja sellest ajast te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus ütles temale, issand, näita meile isa, siis me jääme rahule. Jeesus ütles temale, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind tundnud, Filippus. Kes mind on näinud, see on näinud isa. Kuidas sa ütled, näita meile isa? Kui me loeme evangeeliumi, keda me näeme evangeeliumites? Isa. Kui me loeme piiblit, me näeme isa. Me näeme Jumalat. Ma ei tea, mis salm on. Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa minus? Neid sõnu, mida ma räägin, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus, aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast. Tõesti, ma ütlen teile, et kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen ja teeb veel suuremaid, kui need on, sest mina lähen isa juurde. Kui teete, kui me usume Jeesusesse, siis me teeme mida? Neid tegusid, mida Jeesus tegi. Üks tegusid, mida Jeesus tegi, oli ta armastas. Ta jättis oma elu. Amen. Ta oli eeskujuks meile. Inimesed tihtipeale vaatavad seda tegu kui imeteod, õpetus, kõike see. Aga kõige suurem on see, ta oli armastuses siin. Jeesus oli puhas näide sellest, kui väga isa meid armastab. Ja kui ta käis välja, tervendas inimesi, ta pidevalt tihtipeale, tal oli kaastunne, tal oli armastus. Ta tegi seda kõike läbi. Kui ta ütleb, isa on armastus,
ta tegi ainult seda, mida ta isa nägi tegelikult, järelikult ta tegi kõike läbi mille? Armastuse. Ja ta ütles, et kui te mind usute, siis te teete seda sama. Ja mida iganes palute minu nimel, seda ma teen ja isa austatakse pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Salm. Kui te mind armastate, kui sa mind armastad, kui palju teist armastab Jeesust? Amen. Siis pidage minu käsusõnu. Mis oli tema käsusõna? Mis oli tema käsusõna? Uue käsusõna ma annan teile. Mis oli? Armastage üksteist. Kui te armastate Jeesust, ta ütleb Jeesus, et kui te armastate mind, siis pidage minu käsusõnu. Ja mina palun isa ja tema annab teile teise trööstja, et see teie juurde jääks. Kui pikalt? Igavesesti. Tõe vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et ta teda ei näe ega tunne. Aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Ma ei jäta teid vaeslasteks, ma tulen teie juurde. Veel on pisut aega, siis maailm ei näe mind enam. Aga teie näete mind, sest mina elan ja teie saate elama. Sel päeval te saate tunda, et mina olen isas ja teie minus ja mina teis. Kellel on minu käsusõnad? Kellel on minu käsusõnad? Kui palju teist meil on tema käsusõnad? Kas me saime tema sõnad, käsusõnad? Saime, on ju? Ja kes neid peab? See on, kes mind armastab. Mis olid tema käsusõnad? Armastage üksteist. Kes mind armastab, seda armastab minu isa. Ja see ühel päeval, see oli vist eile või kuna näidati mulle väga suurt tähelepanu üleeile ja mina tahan teda armastada ja iseennast temal ilmutada. Kuid ette, kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa. Ja kuid ette, keda iganes isa armastab. Kuid ette, keda iganes isa armastab. Jeesus ütleb, mina tahan teda ka armastada. Ta valib järjekordselt teha täpselt seda, mida isa teeb. Kas pole huvitav? Kas pole huvitav? Ja iseennast talle ilmutada. Tema ütles Juudas, mitte Iskariot, issand, millesse oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale. Jeesus vastas, ütles temale, kui keegi mind armastab, enne kui me loeme edasi, on siin keegi, kes armastab Jeesust? On siin mõni inimene, kes armastab Jeesust? On, jah. Ja siis me loeme edasi. Juhul kui sa ütled, et tegelikult ma ei armasta Jeesust, siis ma ei loe edasi. Ja juhul kui me armastame kõik Jeesust, ega mina ei tea, ma ei oska mõtteid lugeda. Aga lihtsalt, mis edasi tuleb, teinekord on see, mis paneb inimesi, teeb väljakutsele, paneb neid. Ta ütleb, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna. Ja minu isa armastab teda. Kuidate, kui keegi mind armastab, siis ta peab minu sõnu. Ja uus käsusõna oli armastage üksteist. Ja nüüd ta ütleb, me peame tema sõna. Järelikult, kui me ütleme armastame Jeesust, me armastame, hoolime üksteisest.
Ja me teame selle läbi, Jeesuse isa armastab meid. Ja me tuleme tema juurde. Kuid kui me peame tema sõnu, hoiame kinni tema sõnadest, siis mis ta ütleb? Me tuleme tema juurde. Ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, see ei pea minu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid on kelle sõnad? Isa sõnad, kes mind on läkitanud. Ja päeva lõpuks kogu see käsk ja see kõik on tulnud kelle käest? Isa käest. See näitab tegelikult, kui väga isa meid armastab, on teinud kõik meie jaoks läbi Jeesuse Kristuse. Ja kui meie nüüd ütleme, me hoolime, armastame Jumalat, hoolime, armastame Jeesust, me teeme seda sama. Ja tead, mis on kõige mõnusam selle juures? Me ei pea tegema omas jõus, vaid see jumalik loomus, jumalik armastus on meie sees. Miks? Sest Jumal ise elab meie sees. Püha vaimu läbi, kes meile on antud. Amen. Ma vaatan, kas ma leian üles kiiresti selle. Leidsin üles. Ja mis on üks osa jumalikust armastust? Üks asi, et sinna taha tulevad teod ja asjad. Ja vaata, ta ütleb, armastus on pikameelne, kannatlik ja lahke. Pikameelne, kannatlik ja lahke. See on sinu sees olemas. Armastus, vaimuviljad on armastus, rõõm, rahu, lahkus, pikameelsus ka on, ustavus, kasinus. Need on kõik vaimuviljad. Need kõik kasvavad. See on Galaatia kirjas 6. peatükk, peaks olema 5. peatükk. Armastus ei ole kiitlev, ega ahtne tühja laule, ega hoople upsakalt. Armastus ei ole iseennast täis, ülbe kuhkusest täis puhutud. Armastus ei ole ebaviisaga käitu ebasündsalt. Armastus ei nõua enese õigusi ega oma viisi, sest armastus ei otsi oma kasu. Armastus ei ole kergesti solvuv. Ärrituv ega pika vihaga. Armastus ei pea meeles kurja, mis talle on tehtud. Armastus ei pööra tähelepanu kannatatud kurjale. Armastus ei rõõmutse üle kohtust ega ebaõiglusest, kuid rõõmutseb, kui õigluse tõde võidavad. Armastus peab vastu kõige all ja kõigest, mis tuleb. Armastus on alati valmis uskuma parimat igast inimesest. Armastuse lootused on püsivad kõikides olukordades. Armastus kannatab kõike nõrkemata. Armastus ei kuku mitte kunagi läbi. Amen. See on isa armastus meie vastu ja see armastus on meie sees. Amen. See kuulub meile. Ja kui me käime selles armastuses, ma luban sulle, kogu kõik, sinu usk, sinu finantsid, sinu tervis, kõik hakkab tööle. See on suurim põhjus, miks kristlased kannatavad. Depressiivsuse all, hirmude all. Vaata, ta ütles ka, armastuses ei ole hirmu. Täielik armastus ajab mille välja? Hirmu. On see hirm haiguses, on see hirm vaesuses, on see hirm. Hirm on hirm. Ja ta ütleb, ma ei ole andnud teile hirmuvaimu, vaid ma olen teile andnud väe armastuse ja mõistliku meile vaimu. Seda meil on antud, see kõik on olemas. Meil lihtsalt tuleb usu läbi käia selles. Amen.
Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel, sa oled hea ja ustav ja püha, õige. Isa, me täname selle armastuse eest, mis sa oled meie südamesse välja valanud, selle armastuse eest, mis sa oled meile andnud ja jätnud püha vaimu läbi. Ja isa, ma tänan, et me käiksime selles. Isa, ma tänan, et meil on privileeg käia selles armastus. Meil on privileeg käia sinu sõnas, sinu tahtes ja selles kõiges, mis sul on meie jaoks. Isa, me täname kogu südamest, et kui meil on vaja kuskil meelt parandada, muutuda, me teeme seda. Isa, me täname sinu armastusest meie sees ja isa, see armastus saab meie sees täie võimuse. Ja isa, me armastame sind Jeesus ja me teeme seda, mida sa oled meile öelnud ja käskinud. Isa, me kiidame ja austame, ülistame sind kogu südamest. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Halleluja.